Viljakõla. Kalev paneb palli mängu, nii et Kalev siis mustades tärkides hakkab oma rünnakutega. Ja Lauri Nuuma vihma ei karda, kapuutsi vaja ei lähe sellise ilma jaoks. Siit pall tuleb veel. Jürisoole otse jalale. Kastis ka Sambe. Usta lööb rikošett! Petronin tuleb Harjuga kõrgelt peale survega ja Piht proovis sealt seda palli kätte saada ja jalast nüüd hoiab väga tugevalt kinni, aga seda ja läheb Kaivo vaatama, nii et videobrigaad on arvanud, et siit ikkagi võiks punase kaardi anda. Vistik annab, käsi taskus seab, Petronini mäng saab läbi 34. minutil Daniil Petronin ja näitabki ikkagi, et säärde tabamist tallaga. Lähemuses mängides see võistkonna asetus olla, nii et siin midagi drastilistelt Pärengrupp ringi ei pea tegema. Rudenko palli taga, otsib siit senderdust, Laur rinnaga omaks, löök ja värav! Kaspar Laur aitab seda asja seal teha. Ja mehed rõõmsad, pall väravas. Ja Rudenko hästi leidis. Ja kohe tulemus ka. 36. minutil kodumeeskond Harju. Kui õigest mäletades Peterburist Eestisse tuli ja on siis siin kohanenud ja samal ajal Sillamaa. Väga hea läbisööt Sillamaalt Pihile, siit Piht lööb ja 2! Ja Pihilt siit hooaja 5. värav, enne tänast oli 3 peal. Siis tuli 4. ja nüüd tuli 5 ka ja 56. minutil ja Ramol Sillamaa, suurepärane sööt. Ilma selleta ei oleks siit tulnud miskit. Lõpuni ei läinud Reima, tuleb sealt ise karistusalasse Reima seal ja nurga, ei, penalti hoopis. Ei mingit nurgalööki, tuleb penalti, nii et järelikult siis käega mäng sealt. Ütlen ausalt, siit mina enda positsiooni pealt saab siis uuesti alustada. Väga omapärane olukord. Piht uuesti. Piht läheb ja lööb 3-0. Lööb 3-0 61. minutil, kübaratrikk vormistatud. Ja oleme täna ikka huvitavaid asju näinud ka. Ei juhtu tihti, et vile järel mängija läheb juba pallile peale. Aga siis sealt jooksid teised ka kasti ja saab vajalikul hetkel ka enda peale ja 3 tükki kirjas, nii et vaatab, kas siit tuleb veel. Mees on kastis, lööb ja Leep saab seal vahele. Premium liigas seni 2 mängu tal kirjas. Samal ajal siin ohtliku moment nüüd. Teisel pool ka Sukunda veel ja toob Ainula. Lööki Kalev siit veel välja ei saa. Seni on need 1-3 skoorid nendel olnud. Ja siit tuleb ja ongi 1-3. Ongi 1-3 ja skoorid, mis ikka kipuvad olema. Ja Raiko Ilves just tuli sisse ja siit võis praegu esimese puutega see värav tulla Raiko Ilvesel. Tuleb veel nüüd Harju teiselt poolt, madalal pall, ikka ja küljevõrku. Siit veel variant ja ei tule. Sättinud, nii et tundub, et kui siit tuleb 10 võit, siis tuleb siit värav! Ander Sikk saab kätte 90+. Ja näeme siit veel, Reima mängib Piht teise lainesse ja Sikk kastijoone pealt alla nurka. Lõpuvile on kõlanud. Christopher Piht täna 3 väravat ja väravasööt ka veel otsa. Ja korralik lahing täna siit. Tallinna Kalevi peatreener Alo Pärengrupp, täna Harjuga lahing, mis oli võrdne kuni selle punase kaardini. Oli see, mis selle tänase kohtumise määras või oli siin veel põhjuseid? No eks ta ikka määrab, no näete ise ju, vähemuses on raske mängida, igal meeskonnal on raske mängida. Mina ütlen treenerina, et isegi vähemuses on mingid võimalused, plaanid, mida me tegime, saime momente ja saime väravagi lausa, et noh, mina teen seda
mis situatsioonis me oleme ja me olime vähemuses, enne seda ma arvan, me olime ilusti mängus sees ja meil on see hooaeg selliseid mänge piisavalt olnud, juhtub asju, jalgpallilisi asju, mis määravad mängu saatuse suuresti, et noh, nii ongi jah. Kui keeruline on mängida sellises olukorras, kus sa tead, et tegelikult tabelis enam kuskile ronida pole, samas au on mängus, enda areng on mängus, mängijate areng on mängus, kõik ju läheb edasi. Kui lihtne või raske selles olukorras on? Loomulikult raske, no, aga ma arvan lihtsalt, et mis iganes situatsioon on minul, olen siin kindlalt välja kukkumas, valmistud laagrimänguks, tahad tulla võitma, see oli ka plaan, need asjad ju töötasid ja noh, mängudes juhtub asju, mis määravad jällegi selle lõppresumee nagu, et noh, minul ei ole siin midagi nagu nii-öelda, noh, lihtsalt sul kogu aeg pea töötab, mis on see järgmine lahendus, kuidas siit välja tulla, sa oled taga ja oled eduseisus, et kõik asjad, plaanid, värgid on olemas, aga lihtsalt me ei suuda neid lõpuni viia ja midagi jääb puudu ja noh, nii on, noh, aga mis mul siin ikka vastu rindu taguda, ma arvan, et tulemus on aus ja õiglane ja jalgpall on nii, et lõpuks määrab see, mis on sul tablool ja ma aktsepteerin seda ja ma usun, et noh, et midagi ei ole parata, ju siis me oleme siin, kus me oleme, et sellel võib olla miljon põhjust, noh. No samas on teil veel ikkagi mõndad asju siin mõjutada ja mängida. Viimane voor FC Kuressaarega võite oluliselt mõjutada seda, kes läheb ülemineku mängida, kelle hooaeg läheb novembrikuuni, nii et mängida on veel nii mõnegi asja peale. Ja kindlasti, ma ütlen, et mina olen treenerina, ma tulin täna siia võitma ja mis iganes siin kaalul, kellel on, mina tahan võita, ma ei oska kaotada ja nii ongi lihtsalt. Aitäh ja palju edu! Ja aitäh! Ja tuleb nüüd meie juurde ka Lauri Nuuma. Ja Lauri Nuumat võib siin tervitada vist ikkagi rõõmsate nägudega. 10 võitu Premium liigas. Oleksid sa hooajal uskunud, et sellise asjaga hakkama saate? Jah. Mis teile usu sulle tagas? Ma arvan, et me kogu protsessi oleme üles ehitanud tegelikult aastate põhjal sellele, et me olime nagu kogu grupi ja mängijatega nagu natuke täpsem see aasta ja ma arvan, see andis piisavalt enesekindluse, et eks me sihtisime isegi veel kõrgemale sisemiselt, aga lõppkokkuvõttes on siin hea rääkida, kui punktid on tabelis, et oli ka raskeid hetki, palju erinevaid momente, et ma arvan, et võistkonnal on piisavalt sisu. No tänane mängu algus oli päris rabe tegelikult, esimesed pool tundi mõlemalt poolt, eksimusi palju, seejärel punane kaart ja väga hästi lahendatud olukord, saite kohe juhtima. Oli see, mis selle mängu teie kasuks kallutas? No see oli üks kindlasti suuri faktor, et see on selge selles mängus, et väljak oli väga kiire täna selle vihmasajuga ja ütleme nii, et ma loodan, et see poisse väga palju ei mõjutanud, aga teatud tulemused olid enne mänge, mis natukene võib-olla segasid teatud keskendumist, aga ma arvan, me suutsime lõppkokkuvõttes teha ikkagi töö piisavalt viisakalt. Kuidas on tulla mängule olukorras, kus sa tead, et sul on tegelikult tabeliga positsioon selge? Sa tänu teistel tulemuste teadsid, te olete 7. Midagi selles mõttes ei muutu. Kui keeruliseks see valmistumise tegi? Ma ei ütleks nagu keeruliseks, aga ütleme natuke teistmoodi, et number 1 nagu eesmärgi me hooajaks olime juba täitnud enne seda mängu, et see oli kõige tähtsam, aga lõppkokkuvõttes see punktide arv ja kõik muu siin au ja täna sai ka 3 debüüti nagu väljakul, et kõik need asjad on nagu väga olulised. Lisaks sinna number 1 on vaja võita mäng, et 3 punkti on mängus. Kas kui teised tulemused ei oleks läinud nii ja teil ei oleks see 7. koht selge olnud, kas siis oleks tulnud täna nii palju debüüte? Ei oska öelda, iga mängiga kontekst on natuke erinev. No samas ütleme, tänane mäng andis ka kinnitus sellest, et Harju pink on tõesti pikk ja sügav, et ütleme, selle hooajal on palju väravaid löönud Kristjan Kriis, Karel Eerme, täna neid ei ole, on Kristoffer Vihter 3 väravat kirjas, et oled selles mõttes nagu rahul sellega, mida su kogu võistkond pakub igas liinis, iga mängija, kes sul protsessis osaleb? Ja ma arvan, et nüüd lõppkokkuvõttes me saime selle kätte, et meil oli mingi aeg moment, kus me selline ping teatud vigastuste teatud asjadega oli nagu natuke liiga nagu lühikene ja see tõi natuke ebastabiilsust sisse, pluss võõrsilmängud asjad, et ma arvan, hooaja lõpus me saime selle uuesti paremini paika ja mängijad, kes pidid nagu sammu edasi tegema, tegid seda edasi. No, üks mäng on veel minna, teile tuleb Levadia küll, teil on võimalik tiitliheitlust hakata ka veel ühtepidi või teistpidi lükkama. Milliste mõtetega sellele viimase voorule vastu? Võita mäng. Aitäh ja palju edu teile!